Kala- ja vesiviljelustoodete töötlemise investeeringutoetus on mitmete teiste kalandusvaldkonna meetmetega võrreldes just niisugune, mis võimaldanud äriühingutele või füüsilisest isikust ettevõtjaile investeeringute tegemisel suhteliselt kopsakat tuge. Kusjuures ühel olulisel tingimusel, et taotleja ettevõtja peab olema Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud, sest tegemist on väga reglementeeritud ehk toiduvaldkonnaga. Ning seepärast on eeldatud, et ka investeeringuobjektid, töötlemishooned on nõuete kohaselt ja tasemel ehitatud, rekonstrueeritud. Aga selle alameetme toetuse objektide nimekirjas olid ju ka töötlemisseadmed, külmveokid, laotõstukid, samuti jäätmekäitluse korraldamine. Nii et kui maksimaalne toetusmäär taotleja kohta oli 7,8 miljonit krooni, siis arvestades 50% omaosaluse kohustust, pidi maksimumtoetuse korral kogu investeering ikka üsna mahukas tulema. Toiduga seotud valdkondades ei olegi võimalik investeeringuid vaid näpu otsast teha. Nii võiks eeldada, et just kalatööstuse vajadused selles osas väga suured on. Ometi jagati vesiviljelustoodete töötlemise investeeringutoetust vaid ühel aastal. Jah, töötlemise meetmele me tegime ainult 2004. aastal taotlusvooru. Taotlusvoorus laekus 17 taotlust, 14 taotlust said heakskiidu ja kokku toetuse summaks kujunes 52,4 miljonit krooni. Kas taotlejaid oli siis piisavalt või kas kõik taotlejad said, mis tahtsid? Kalandussektoris ei ole väga palju tööstuseid ja põhimõtteliselt see 17 taotlust, mis esitati, oligi kogu kalandussektori tööstuse osa, et nendest heakskiidu said parimad ehk 14 taotlust ja ilmselt see rahuldas selle sektori. Nii oli siis paremate ja lootust andvamate ettevõtete objektide reas ka aktsiaselts Peipsi Trade, kelle toetuse taotlus rahuldati PRIA poolt maksimaalmääras ehk 7,82 miljoni krooni ulatuses, mis andis võimaluse Lohusus asuvat kalatööstust rekonstrueerida ning kaasaegse külmveoki soetada, mis oli ka täiesti vältimatu investeeringuobjekt, kuna kala tuleb siia mitmelt poolt kokku tuua. Aktsiaseltsil Peipsi Trade on siin Lohusuus päris soliidne kalatööstus ja ta on töötanud siin juba küll aastaid ja siit läheb ka palju kala kõiksugusel moel ekspordiks. Kust see kala siia siis tuleb? See kala tuleb meil Peipsi järvest. Ja põhiline, mis meil on, siin on koha, haug, ahven ja latikas. No teisi kalu nagu enam on väga vähe arva. Meie põhitoodanguks on siin, saadame värskelt tervelt eksporti, siis töötleme, teeme fileed, külmutame üksikkülma ja siis vastavalt pakendame, kellele siis vaakumisse, kellele siis 5-kilosesse karpidesse, milline siis vastavalt kliendi soovile. Kuhu see kala siit siis õieti jõuab? No, võib-olla võime öelda, et Kanadasse ja meie Euroopa Liidu riikidesse. Kui on ekspordi võimalus, siis tasub kahtlemata pingutada ka toekamate investeeringute nimel. Peipsi Trade käib aga oma paatidega kala püüdmas nii siitsamast Lohusuu sadamast kui Alajõelt ja Vasknarvast. Kogu püütud kala saabki kokku Lohusuu tööstuses. Kui tööstusega on tänu investeeringutele asjad joonde saanud, siis kehvem pool ongi püügialuste ehk paatide pool, mis vajaks üleüldist põhjalikku remonti või suures osas ka lausa uuendamist. Aga veelgi hullem lugu on see, et nii kaluritest kui ümbertöötlejaist endiselt suur puudus on. Seni viimasest toetusest ehitati tööstusele korralik katusealune, nii et uute ruumide arvel saadi parandada ka töötajate töö- ja olmetingimusi. Kuid mida veel? Saime fileerijatele fileerimisliinid, kastipesumasinad ja glasuurimiseks ka glasuurimismasina ja loomulikult teisel korrusel töötajatele eraldi riietusruumid. Saime ka müügiagendi siia endale ligemale
et ta oleks tootmisega otse kursis ja näeks, milline on kvaliteet, saaks kohe pilte teha, kohe klientidele saata, et oleks otseside kliendiga. nii et raha läheb ka niisugusesse pealtnäha väiksesse tööstuseni, et mühiseb. Läheb küll ja teda oleks ka veel vaja. Millised need järgmised investeeringuvajadused võiksid siin tööstuse juures olla? Selle tööstuse juures oleks vaja nüüd nagu kai väljaehitamist, teede ehitamist ja mis seal ikka öelda, meil on vaja uusi laevu. Mis aga kalapüügi väikelaevadesse ja paatidesse puutub, siis nendega seonduvast saame lähemalt rääkida alameetme 3.11.4 all, kui jutuks tulevad sisevete kalanduse investeeringutoetused. Ent kas või kuidas kala- ja vesiviljelustoodete töötlemise meede edasi läheb? Tööstuste meede peaks kindlasti jätkuma, et ilmselt ta jätkub täpselt, mitte täpselt, aga enam-vähem samamoodi, nagu ta siiani on olnud, et sektor saab teha investeeringuid just kalatööstuste osas ja nii keskkonna huvides kui toiduohutuse huvides. Siis on ju päris selge, et meie kalatööstused pole ka uueks toetuste perioodiks aastateks 2007 kuni 2013 kaduma planeeritud. Kas sellistes lootustes on ka aktsiaseltsil Peipsi Trade põhimõtteliselt päris uusi plaane? Seda kala, mis siin Peipsi järves on olnud küll vähe ja me tahame nagu uusi toodanguid juurde teha ja minna nagu üle ka merekalale. Praegu nagu õpime, kuidas lõhet fileerida ja kuidas teha, sest iga kala on isesugune omapärane ja teda tuleb kõike õppida, et me oskaksime teda töödelda. Aga eks meie muidugi võimsused ja kõik on väiksemaks läinud, aga püüame ja hoiame ennast elus sellega.